Mis on Hello English ja kuidas seda kasutada? Hello English on õppematerjalide komplekt, mille abil tutvustada algajale eesti lapsele inglise keele lugemist, kirjutamist ja baassõnavara enda väljendamiseks. Komplekti kuuluvad tööraamat, sõnavarakaardid, enim kasutatud sõnade kaardid ehk siis red words and green words, õppevideod, Magic E, võlu E sõna lõpus. A, I, O, U. Date, date. Like, home, home. ja õpetaja tööplaan. Sissejuhatava kursuse peamine eesmärk on, et õpilased hakkaksid inglise keeles rääkima ning omandaksid inglise keele lugemise baasteadmised. Seda saab kasutada nii teise klassi inglise keele valikaine kursuse raames enne I Love Englishi või mõne muu õppekomplektiga alustamist koolis, koduõppel olevate õpilastega kui ka innukate noorte õppijatega, kelle vanemad soovivad neile juba varakult inglise keele põhitõdesid tutvustada. Hello English metoodika põhineb Suurbritannias ja USAs edukalt kasutataval Phonics metoodikal, mis õpetab lugema ja kirjutama mitte uut sõnavara sõnahaaval pähe õppides, vaid foneemide kaupa kokku häälides. Nii suudavad lapsed peale foneemi kursuse lõpetamist vabalt lugeda ka võõra sõnavaraga või absurdisõnadega teksti ja kirjutada sõnu, mida nad vaid kuulnud on. Hello English metoodika õpetab lapsi otse inglise keeles lugema ja kirjutama, kasutamata algstaadiumis transliteratsiooni abi, mis paljudes lastes segadust tekitab. Hello English läbib foneemi õppe 3 taset, alustades erinevate tähtede hääldamisest. Kõigepealt saab õpilane kinnitust, et ta juba oskab natuke inglise keeles lugeda. Esimeses peatükis võetakse läbi tähed, mis häälduvad eesti keeles samamoodi kui inglise keeles. Teises peatükis tutvub õpilane tähtedega, mis häälduvad inglise keeles veidi teisiti kui eesti keeles ja kolmandas peatükis tähtedega, mis häälduvad inglise keeles hoopis teisiti kui eesti keeles. 4. peatükk keskendub juba kõige enam levinud digraafidele ja lõpetab esimese taseme. 2. ja 3. foneemi õppetasemel tutvub õpilane inglise keeles enim kasutuses olevate digraafide ja trigraafidega. Paralleelselt foneemi õppega saavad õpilased ka harjutada inglise keeles enim kasutatud lühikeste sõnade lugemist. Nimetagem neid kiirlugemissõnadeks, sight words, ja nende pildina äratundmine ning automaatne lugemine tõstab oluliselt väikese õppija lugemistempot. Hello Englishi 3. eesmärgiks on väikestele õppijatele tutvustada enam levinud keeleõppe teemasid ja nendega seotud sõnavara. Need 3 eesmärki, foneemi õpe, kiirlugemissõnad ja peamised teemad koos sõnavaraga rulluvad õpilase ees paralleelselt lahti peatükist peatükki. Kuna tööraamatu rõhk on lugemistehnika kui sellise arendamisel, ei ole ka oluline, et lapsed kõiki tekstide sõnu mõistaksid või kõigest aru saaksid, mida nad loevad. Seetõttu pakub Hello English arenguvõimalusi nii neile lastele, kes juba inglise keelega tuttavad on, kui ka neile, kes teevad alles täitsa esimesi samme ja millestki veel aru ei saa.
A cat sat in the hot sun. A big dog ran up to the cat. I'm a little snowman, short and fat. Here is my scarf and here is my hat. Kas sõnavara on võimalik õpilastel omandada vastavalt tasemele, kas ainult lugemisel äratundmiseks ja suuliselt järgi ütlemiseks või ka kirjapildi õppimiseks? Sõnavara suulist omandamist toetavad iga õppetüki juurde käivad sõnavara videod. Bike, bike. Cake, cake. Time, time. Kuna Eesti lapsed veedavad aina rohkem aega arvutis ingliskeelses keskkonnas, jõuavad nad kooli oma esimesse inglise keele tundi väga erineva inglise keele tasemega. Hello English toetab iga õpilast, ükskõik milliselt tasemelt ta oma inglise keele õpinguid alustab. Hello English metoodika on omapärane veel selle poolest, et pakub väikestele õppijatele tavalisest rohkem visuaalset ja auditiivset tuge. Iga peatüki kohta on YouTube'is saadaval videod, mida saab kasutada nii klassis kui ka koduseks kordamiseks. Lisaks on õpetaja tööplaanis lai valik teemakohaseid multifilme, õppevideosid ja ka live worksheetsi harjutusi, mis teevad õpilaste jaoks õppimise vaheldusrikkamaks, lõbusamaks ja nauditavamaks. Õpetaja jaoks aga vähendavad tunduvalt tundide ettevalmistamise vaeva. Loomingulist õppimist ja õpetamist! Thank you, come again.